Ja järgmisena räägibki siis Kristiina Martin, kes on Stockholm Environment Institute Tallinna keskkonnakorralduse ekspert. Kristiina töötab ringmajanduse ning säästva tootmise ja tarbimisega seotud projektide kallal. Täna räägib ta ringmajanduse saavutamisest läbi jätkusuutliku tarbimise praeguses olukorras ning kuidas minna edasi. Tere kõigile ja tere tulemast tänasele seminarile teemal ringmajandus läbi jätkusuutliku tarbimise, kus oleme täna ja kuidas edasi. Minu nimi on Kristiina Martin, ma töötan Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuses eksperdina ja mina olen Tallinnas töötanud nüüd üle 2 aasta ning ma olen töötanud erinevate ringmajandust puudutavate projektidega. Eelkõige me oleme tegelenud selliste üldisemate teadmiste suurendamisena Eesti ettevõtjate, disainerite ja teiste sidusrühmade seas, mis puudutab ringmajandust. Aga me oleme ka keskendunud erinevatele projektidele, mis justkui toetavad ringmajanduslikumatele süsteemidele üleminekut. Ja kui me räägime ringmajandusest, siis tegelikult, millele meie oleme ka senimaani paljuski keskendunud, on see tootja pool, et kuidas siis ettevõtjad ja tootjad saaksid muuta oma ärimudeleid ja oma strateegiaid ja kuidas nad saaksid ringmajanduslikumate süsteemide suunas liikuda. Aga mind ka huvitab see teine pool, et kui me läheme üle ringmajanduslikule süsteemile, siis mida see minu kui tarbija jaoks tähendab. Ehk siis kuidas mina indiviidi tasandil peaksin oma tarbimisharjumusi siis igapäevaselt muutma. Ja see on selline üsna lai teema ja sellele ma tahaksingi täna keskenduda. Kui ma alguses mõtlesin, mis teemad ma saaksin rääkida täna teile ja just läbi selle tarbimise vaatevinkli, siis asjad, mida me teame, on see, et meil ei ole muud varianti, kui me peame liikuma rohkem jätkusuutlikumate tootmis- ja tarbimismudelite suunas. Roheteerull on meist kõigist üle sõitmas ja ma usun, et tagasi me enam ei liigu, sest et see on kõigile selge, et kui me tahame ikka tulevastele põlvedele, me saaksime jätta toimiva planeedi, siis meil on vaja praegu hakata süsteemseid muudatusi sisse viima. Aga inimesed peavad ka tahtma seda muutust, sest et üldiselt inimesed tahavad teha asju, mis teevad neid õnnelikuks. Ja kui me räägime tarbimisest, siis see on selline üsna isiklik teema ja inimestel peab olema tõsine soov ja nad peavad nägema seda suurt pilti, miks nad peaksid oma harjumusi ühel või teisel moel muutma. Harjumused üldiselt nad tekivad mingisuguse perioodi jooksul ja hiljem neid elus muuta on üsna keeruline. Inimesel peab olema sisemine motivatsioon selle muutuse läbiviimiseks. Ja kui me siin teame, et inimesed tahavad teha asju, mis teevad neid õnnelikuks, siis kuidas jätkusuutlik tarbimine sobitub õnne konteksti ja kuidas see kõik sobitub kokku ringmajandusele üleminekuga. Ja tänasel seminari kõigepealt ma räägin, mis on õnn, mis on rahulolu. Pidage vastu selles osas, et see seminari osa tuleb natuke rohkem teoreetiline kui ülejäänud osa, sest et ma arvan, et alguses meil on vaja aru saada üheselt, mis see õnn ja mis see rahulolu tegelikult on, sest meil on selle kohta väga palju erinevaid definitsioone. Siis me vaatame, kuidas mõjutab tarbimine õnnetunnet, kuidas mõjutab sissetulek, toodete ostmine ja õnnetunnet ja rahulolu indiviidi tasandil. Siis me vaatame, millised on tarbimismudelid ringmajandused ja see on muidugi seotud otseselt ka olemasolevate ärimudelitega. Ja lõpuks toome siis näiteid tekstiilisektorist. Et ma ise olen töötanud erinevate projektidega just tekstiilisektori valdkonnas ja miks mulle see teema väga meeldib on see, et see on ühelt poolt üsna keeruline, tekstiilisektori süsteemne ringmajanduslikule süsteemile üleviimine, aga see on selline teema, mis puudutab meid kõiki, sest me tarbime tekstiilitooteid kõik ja kui me siin midagi muudame, siis me tegelikult saame juba üsna suure muudatuse sisse viia läbi enda harjumuse muutmise. Nii, aga kõigepealt vaatame siis
et me saaksime kõik samale arusaamale, jätkusuutliku arengu, et miks me üldse sellest räägime ja milleks see vajalik on. Ja jätkusuutliku arengu all räägime siis sustainable developmentist. Ja selle ma olen antud ettekande kontekstis lahti löönud 3 põhiliseks eesmärgiks, mida me üritame selle jätkusuutliku arenguga saavutada. Väga palju on räägitud ressursside raiskamist ja raiskavast tarbimisest ja eriti just taastumata ressursside raiskamisest. Ning jätkusuutlikus arengus me soovime, et need taastumatud ressursse me hoiaksime võimalikult kaua, et ka tulevastele põlvkondadele oleks siis mida tarbida. Teine aspekt on biosfääri hoidmine. Bioloogiline mitmekesisus on vähemalt praeguselt teadaolevalt väga unikaalne asi just meie planeedile. Ma arvan, et see on meie kõigi kohusetunne ka seda võimalikult mitmekesisena hoida. Ja kui me vaatame nüüd viimase 100 ja 50 aasta trendi, siis me näeme, et tegelikult bioloogiline mitmekesisus on väga jõuliselt vähenemas. Ja muidugi parema ühiskonna loomine, et kui me suudame tekitada jätkusuutlikuid süsteeme ja ringmajanduslikke süsteeme, siis me loome selle tulemusena parema ühiskonna mitte ainult endile, vaid ka tulevastele põlvedele. Millised võiksid olla siis jätkusuutlikud tarbimise alaliigid või mida me peaksime muutma oma tarbimisest, et me saaksime selle kohta öelda, et on jätkusuutlik või jätkusuutlikum tarbimine. Üks väga oluline ja kõikidele teadaolev asi, millest räägitakse palju, on tarbimise vähendamine. Et kui kõige toodete tootmise jaoks kulutatakse nii palju taastumatuid ressursse, et kui me tarbimist vähendame, siis me suudame ka vähendada koormust meie planeedile. Teine aspekt võiks olla ökotoodete tarbimine, et me liigume tavalistelt konventsionaalsetelt toodetelt rohkem ökosertifitseeritud toodetele üle. Ja viimane võiks olla traditsioone väärtustav tarbimine. Ehk siis selle all võiks olla rohkem näiteks käsitöötoodete tarbimine või siis disaintoodete tarbimine, mis toovad endaga kaasa ka traditsioone. Ja see on tegelikult huvitav aspekt, millele tähelepanu pöörada just meie Eesti ja Põhjamaade kontekstis, sest et kui Eestis meil on veel täiesti arvestataval määral käsitööd ja me väärtustame käsitööd, siis näiteks Põhjamaa riikides on viimaste aastakümnete jooksul nende kohalik käsitöö traditsioonidena on välja surnud, sest et elatustaseme suurenedes hakati eelistama modernsemaid tooteid ja selle tulemusena nõudlus vähenes traditsiooniliste toodete vastu. Läbi selle tegelikult kadusid ka need oskused, kuidas neid toota kohalikul tasandil. Nii, ja nüüd vaatame, mis on õnn. Õnn hõlmab laias plaanis elukvaliteeti ja või üldist heaolu, et see on väga lai mõiste ja sellel kasutatakse natuke erinevates kontekstides. Kuid üldiselt me mõistame selle all, et elu on hea, aga ta ei kirjelda, mis täpsemalt selle elu heaks teeb. Ja et mina natuke rohkem süvitsi sellesse definitsiooni ja mõista, mis see õnn siis on, vähemalt meie tänase ettekande kontekstis, et panna selle jätkusuutliku tarbimisega kokku, siis jaotame selle õnne mõiste 4 alaliigiks. Vertikaalteljel meil on siis võimalused ja tulemused ja selle all me mõtleme eluvõimalusi või võimalusi, mida elu meile pakub, mis on kindlasti üsna mõnel määral individuaalsed. See sõltub sellest, mis riiki sa oled näiteks sündinud või mis on sinu ümbritsev keskkond, mis on sinu sotsiaalsed hüved, mida sulle sinu ühiskond, kus sa elad, suudab pakkuda. Ja siis on tulemused ja võimalused ja tulemused on muidugi väga tihedalt seotud, aga nad üks ei tingi alati teist, ehk siis võivad olla kõik väga mugavad võimalused, aga tulemused võivad olla muudetud või pärsitud näiteks majanduskeskkonna muutuse tõttu, kas või praegune pandeemia on kindlasti paljudel võimalusi pärssinud ja läbi selle ka tulemused on muutunud. Või siis üleüldine teadmatus või lollusest tulevad valed valikud, mis võivad seda tulemust mõjutada. Ja horisontaalteljel on siis välimised omadused, see on siis meie väliskeskkonnast
tulenevad aspektid ja sisemised omadused, mis tulevad meist endis ehk siis indiviidi tasemel. Võimaluste ja välimiste omaduste ristumisel saame rääkida keskkonna elamisväärsusest. Ja selle all mõeldakse häid elamistingimusi, elukvaliteet või heaolu on mõisted, mida kasutavad ökoloogid ja sotsioloogid ja heaolu kasutavad ka mõistena majandusteadlased. Ja poliitikud ja sotsiaalsed reformijad üldiselt, kui nad räägivad õnnest, siis nad keskenduvad just sellele õnne aspektile. Välimiste omaduste ja tulemuste ristumisel me saame ka elukasulikkus. Ja selle mõte on see, et meie elul võiks olla teoorias suuremad eesmärgid, suuremad väärtused. See on küsimus, mis on elu mõte. Et hea elu peab olema hea, aga see ei peaks olema hea ainult minule, vaid see peaks olema hea ka minu lähedastele, miks mitte minu kogukonnale ja ühiskonnale laiemad. Et siia alla võime tuua näiteks ökoloogilise mitmekesisuse hoidmise või kultuurilise arengu hoidmise. Siis sisemiste omaduste ja võimaluste juures võime rääkida elamisvõimest. See on väga individuaalne ja selle all mõeldakse, kui hästi me indiviidi tasemel tuleme toime kriisidega, mida elu meile ette toob. Arstid teisisõnu kasutavad selle termini all mõistet tervis. Ja siis viimane on rahulolu. Ja see on elukvaliteet inimese enda perspektiivist. See on väga subjektiivne heaolu, eluga rahulolu või õnn. Ja elul on rohkem seda omadust, mida kauem me saame seda nautida. Milline neist alagruppidest siis oleks kõige paremini, kõige asjakohasem, et hinnata jätkusuutliku tarbimise olulisust? Kui me võtame räägime tarbimisest, siis on just individuaalne ja me tahame võtta keskmesse just indiviidi perspektiivi. Et sellisel juhul on kõige asjakohasem viimane, millest me rääkisime, milleks on rahulolu. Ja siit tekib omakorda küsimus, kas jätkusuutlik tarbimine pakub meile rohkem või vähem rahulolu. Ja vaatame sellele küsimusele otsa analoogselt õnnega. Lööme ta 4 kategooriaks. Et rahulolu võib olla pidev, mis on kogu aeg, või mööduv, mis on hektiline. Ja ta võib rakenduda kindlale osale elust, ühele kindlale eluvaldkonnale, või siis ta võib mõjutada elu tervikuna. Kui ta on pidev ja keskendub kindlale osale elust, siis näiteks võime rääkida klaasi veini joomisest, hea raamatu nautimisest ja naudingu maksimeerimine, seda nimetatakse hedonismiks. Kui ta keskendub kindlale elu osale, aga ta on mööduv, siis me saame rääkida osalisest rahulolust. See on üldiselt keskendub mõne kindla eluvaldkonnale, näiteks tööle või näiteks hobidele. Ja seda on kasutatud ka tarbimise rahulolu kirjeldamiseks. Et kui meil on hea töö, mul on suurem sissetulek, ma saan tarbida rohkem. Või kui näiteks mul on põnev hobi, mis pakub mulle rahulolu ainult selle valdkonnaga, ehk siis minu vaba ajaga seoses, aga selleks mul on vaja äkki midagi lisaks tooteid või teenuseid tarbida, et seda nautida. Siis on elu tervikuna ja pidev oleks siis ülim kogemus. Need on väga intensiivsed, ekstaatilised kogemused, kirgastumist tuuakse siis siia alla. Ja kui me räägime elu tervikuna, aga miski, mis on mööduv rahulolu, siis siin võib rääkida üleüldisest eluga rahulolu. See on õnn kui kõikide valude ja naudikute summa. Valud sellepärast üleval on öeldud, et on mööduv, ehk siis vahel ta on intensiivsem ja vahel mul on negatiivsed perioodid elus. Aga kui me liidame kokku kõik positiivsed ja negatiivsed kogemused elu jooksul, et siis tulemus peaks olema ikkagi positiivne ja siis see määrab, kui mida positiivselt on, seda kõrgem on minu eluga rahulolu. Ja just sellele viimasele aspektile, kus me arvestame sisse, et ta võib olla mõneti mööduv, aga ta hõlmab elu tervikuna, eluga rahulolu on see, millele me keskendume siis tänasel seminaril.
Ja kui me vaatame nüüd jätkusuutliku tarbimise ja õnne seoseid või siis eluga rahulolu seoseid, siis ma tahaksin rääkida nüüd kahest üsna erinevast perspektiivist või kahest erinevast maailmavaatest. Üks me võime nimetada siis nii-öelda roheliseks maailmavaateks ja teine on siis nii-öelda pigem ahnev maailmavaate, mis on siis keskendunud, nagu nimestki tuleneb, rohkem tarbimisele, tarbimise suurendamisele. Ja vaatame sisse, mis selle perspektiivi või see valdkonna põhiargumendid on. Rohelised on siis tarbimisühiskonna kriitikud. Leitakse, et ühiskonna liikumine täielikult keskkonnasõbraliku tarbimise suunas muudab elu paremaks. See muudab elu paremaks praegusele generatsioonile ja ka tulevastele põlvedele. Ja selle jaoks, mida on vaja teha, on vaja vähendada tarbimist juba täna ja on vaja ka meie tarbimisharjumusi muuta. Ja tarbimisharjumuste muutmistel ei ole ainult see, mida me ostame, vaid on oluline ka see, kuidas me käime ümber nende toodetega, mida me oleme juba ostnud. Et kas selle asemel, et kui ta meil üle viskab, kas me viskame ta ära või kas me parandame, äkki saame kellelegi annetada, kinkida või mingil muul moel teda kordus kasutada. Aga nendest tarbimisharjumustest ja mudelitest me räägime natuke hiljem, veidi detailsemalt. Nii ja ahnete seisukohal jätkusuutlik tarbimine ei too kaasa suurenenud rahulolu. Ta toob kaasa pigem rahulolu vähenemisele. Eluga rahulolu vähenemine tuleb kindlasti lühemas perspektiivis, sest me ei tohi enam nii palju tarbida ning võib olla ka pikemas perspektiivis. Ja see on üsna selline maailmavaade on pigem tihedamini esile tuleb täna kui see roheline maailmavaade, kuid on näha ka, et selline roheline ja tarbimise vähendamisele keskendunud maailmavaadet tuleb aina rohkem ja rohkem esile, eriti nooremate generatsioonide seas. Nii, alguses me rääkisime jätkusuutliku tarbimise alaliikidest, eks ole, me rääkisime tarbimise vähendamisest, rääkisime ökotoodete tarbimisest ja traditsioone väärtustavast tarbimisest ja miks see on siis olulised just jätkusuutliku seisukohast. Ja nüüd vaatame läbi rohelise perspektiivi, mis argumendid toetavad nende kolme uue tarbimismudeli rakendamist. Miks siis on tarbimise vähendamine oluline roheliste perspektiivist? Siin on sellised argumendid, et rohkem raha teenimisega käib kaasas ka tööstress. Ja kui minul on rohkem stressi, üleüldist stressi minu elu jooksul, siis tegelikult kumulatiivselt see vähendab ka raha kulutamisest saadavat naudingut. Lisaks on siin ridamisi filosoofilisi küsimusi, et kas me tarbime sellepärast, et me vajame mingit toodet või on meie tarbimisharjumused suuresti väga edukate tarbimiskampaaniate tulem. Et kas meie ostuharjumused, meie soovid peegeldavad meie tegelikku vajadust. Ma usun, et nii igaüks meist, kes on vahel poodi sattunud, on seal välja tulnud emotsioon ostuga, sellepärast et poes olid mõned tooted õigesse kohta käeulatusse paigutatud. Sellised näited võib tuua ka kiirmoekettidest, näiteks kui eksida ära soodus allahindlusperioodidel mõnesse kiirmoebrändi, siis seal võib leida väga palju tooteid, mis on ulmeliselt madalate hinnadega ja võib tekkida nii mõnigi kord kiusatus tulla välja poest rohkemate toodetega, kui algselt oli plaanis. Ja kui tarbijate soovid siis sellises mudelis ei peegelda nende tegelikke vajadusi, siis me tegelikult ei saa väita, et tarbimine toob kaasa rohkem õnne. Lisaks, kui me vähendame tarbimist, siis tulemusena me vähendame koormust taastumatutele ressurssidele ja läbi selle panustame positiivselt tulevaste generatsioonide õnnetundesse, sest neile jääb ka midagi peale meid. Ökotoodete tarbimine. See on üsna lihtne seletada, et kui me tarbime ökotooteid, mis on ökosertifitseeritud, siis nende tootmisel on üldiselt kasutatud vähem keemiat ja vähem töötlust. Ja selle tulemusena
tooted on tervisele paremad ja kui meie tervis on parem, siis me oleme üldiselt õnnelikumad ja läbi selle ökotoodete tarbimine panustab rohkem meie üldisesse heaolusse. Ning traditsioone väärtustav tarbimine, näiteks vanaema retsepti järgi küpsetatud kook on parem kui masstoodang või raamatu lugemine on nauditavam kui lihtsalt niisama veebis surfamine. Et ühelt poolt traditsioone väärtustav tarbimine pakub rohkem naudingut tarbijale endale, aga ta pakub ka rohkem naudingut selle toode tootjana. Ja nüüd vaatame läbi selle teise perspektiivi, läbi ahnete perspektiivi, mis vastuargumendid neil on. Siis tarbimise vähendamine, selle vastuargument on see, et õnn on üldiselt seotud kõrgema materiaalse elustandardiga. Me oleme õnnelikud rohkem tarbides, me töötame rohkem selleks, et tarbida rohkem ja lubada endale rohkem mugavusi. Ja tulemusena ongi meie elu nauditavam. Ökotoodete tarbimise kohta, et rohelisemalt või ökomalt tarbides õnn ei suurene, sest et me inimestena oleme juba praegu ratsionaalsed tarbijad. Me ostame seda, mis meile meeldib ja mille järgi meil on ka vajadus. Ning sellisel juhul, kui me asendame praeguseid tooteid ökotoodetega, siis meie üldine heaolu sellest ei suurene. Ja traditsioone väärtustab tarbimine, et põhjus, miks meil praegu traditsioonilisi tooteid on vähem, on äkki sellepärast, et modernsed tooted on paremad, sest nad on kaasajastatud ja eeldatakse, et traditsioonilised tooted kaotavad ajas oma väärtust. Seega nende tarbimise suurendamine ei suurenda meie üldist heaolu. Ja vaatame natuke elu ja õnne või siis heaolu, eluga heaolu vahelisi seoseid Briti tarbijate näitel. Et kuigi see näide, mis ma praegu siia esile toon, on Briti tarbijate puhul, siis see on ülekantav ka teistele lääne riikidele. Horisontaalteljel on toodud sissetulek ja vertikaalteljel on inimeste raporteeritud keskmine eluga rahulolu. Esimene asi, mis torkab siin pildilt kohe silma, on see, et sissetuleku suurenemisega heaolu, eluga rahulolu ilmselgelt suureneb. Aga kas väide, et teenin rohkem, seeläbi kulutan rohkem ja olen õnnelikum, tegelikult peab paika? Kui me vaatame seda graafikut, siis me näeme, et rikkuse suurenemisega suureneb küll õnnetunne, aga kõige õnnelikumad ei ole kõige rikkamad. See toetab seda varasemalt toodud argumenti, et äkki kui ma teenin rohkem, see on sellepärast, et ma töötan väga palju rohkem ja selle tõttu mul on palju rohkem tööstressi, mis siis vähendab minu kumulatiivset rahulolu. Kõige olulisem, kui me räägime sissetulekust ja õnnest, on, mida erinevate riikide tarbijad raporteerivad, on see, et oluline on see, et meie sissetulek kataksid meie kõiki baasvajadusi. Kui meie baasvajadused on kaetud, meil on eluase, meil on toit, meil on endal riided seljas, meie lastel on riided seljas, et siis meie kõige suuremad stressorid elust on kadunud ja me saame kõik see lisa, mis me saame enam nii tunduvalt meie rahulolule enam ei lisa. Aga teisest küljest sissetuleku kaotades eluga rahulolu langeb drastiliselt. Et sellepärast on ülimalt oluline, et me saaksime hoida inimesi ülalpool baasvajadusi. Ja kui me räägime toodetest, siis osad uuringud näitavad küll korrelatsiooni toodete omamise ja õnnetunde vahel. Samas ei ole indikeeritud, et rohkem asju omades sa oled õnnelikum. Näiteks, kui sa abiellud, siis koos kokku kolides oma abikaasaga, teil on nüüd 2 peale rohkem asju. Kuid kas see rohkem asjade omamine, mis teil nüüd kodus on, kas see tegelikult mõjub ka positiivselt teie õnnetundele või te olete õnnelikud sellest, et te olete kokku kolinud? Et see on selline valdkond, mis tegelikult tahab veel uurimist, et kuidas see asjade omamine indiviidi tasandilt tegelikult meid õnnelikumaks teeb. Senimaani me rääkisime pigem praegusest generatsioonist. Nüüd vaatame korra tulevikku. Mis on mõju tulevaste generatsioonile õnnetundele? Sest et miks me jätkusuutlikkusega tegeleme? Miks me tegeleme sellega nii intensiivselt praegu?
See on inspireeritud suures osas ka vajadusest jätta tulevastele generatsioonidele hea elu ja hea elamisväärne keskkond. Kuidas üleminek jätkusuutlikumale tarbimisele mõjutab meie järeltulijaid. Vaatame jällegi nende läbi tarbimise vähendamise, ökotoodete tarbimise ja traditsioone väärtustava tarbimise. Esimene, tarbimise vähendamine. Kui tulevastele põlvedele jääb vähem taastumatud ressursse, siis nemad on sunnitud oma tarbimist drastiliselt vähendada ja tegelikult ressursside vähendamine võib kaasa tuua ka omakorda muid probleeme ühiskonnas majanduslikul tasandil, nagu tööjõude puudust, ärimudelite kadumist või muutumist. Et on risk, et tulevaste generatsioonide sissetulekud võivad langeda drastiliselt. Ja kui juba see risk eksisteerib, siis et tulevaste generatsioonide sissetulek langeb allapoole vaesuse piiri, et nad ei ole võimelised enam oma baasvajadusi katta, siis meil on moraalne kohustus juba täna oma tarbimist vähendada. Ökotoodete kasutamine, need, mis on ökosertifitseeritud, kus ei ole kasutatud kemikaale, et see toetab just kõige rohkem biosfääri hoidmist, mis on väga pikaajaline eesmärk. Ökosüsteemide kollaps võib omaga kaasa tuua toiduressursside nappust või siis kliimakatastroofe. Ja õnne seisukohast on kindlasti biosfääri hoidmine oluline, just eelkõige nendest kahest aspektist lähtuvalt. Ja traditsioone väärtustav tarbimine. Kas see kuidagi avaldab mõju tulevaste generatsioonide õnnetundele? Siin on argumente pigem mitte, sest et ikkagi moderniseerimist peetakse üldiselt paremaks kui ajas tagasi minemist. Et meil on mingi põhjus, miks meie elu muutub aina modernsemaks. Ilmselt sellepärast, et see muutub koos sellega ka palju mugavamaks ja nauditavamaks. Teisest küljest traditsioonide hoidmises on ka oma väärtus sotsiaalsetes nišides ja modernne ühiskonna mudel tegelikult ei sobi ju kõigile ja meil on hea, kui meil on alternatiivsed mudelid välja pakkuda inimestele, kes tahavad teistmoodi elada ja selle tulemusena me tegelikult panustame üleüldisesse ühiskonna tasandil keskmisele õnnetundele. Sellisel juhul, miks mitte hoida ka seda liini. Ja mis on põhilised järeldused, mis me saame sellest pikast üsna teoreetilisest osast välja tuua, on see, et andmed näitavad, et jõukuse kasvuga kasvab ka inimeste heaolu. Jätkusuutlike tarbimisele üleminek ei too kaasa suuremat õnne praeguses generatsioonis, aga see võib kindlasti toetada õnne tulevastele generatsioonidele, sest jätkusuutliku tarbimise läbi täna me saame ära hoida potentsiaalsest vaesust ja ökoloogilisi katastroofe tulevikust. Ja on ka näha, et me ilmselt saame elada õnnelikult vähem tarbimist, sest et rohkem tarbimist ei lisa oluliselt õnnetunnet. Seda me nägime ka sellest, kui me vaatasime brittide näitel sissetulekute tõusust ja nende üldiselt rahulolust. Ja andmed, uuringud, mis on tänapäeval tehtud, pigem ei toeta seda, et rohkem asjade ostmine muudab meie elu üldisemas plaanis nauditavamaks. Et võtmesõna siin on ilmselt, mida me tarbime ja kuidas me tarbime ja kuidas me olemasolevate toodetega, mis me oleme juba soetanud, kuidas me nendega ümber käime. Ja vaatamegi nüüd erinevatele tarbimismudelitele ringmajandusest. Üldiselt, kui ma olen senimaani rääkinud ringmajandusest, siis ma olen just keskendunud erinevatele uutele ärimudelitele, mis kindlasti pakuks huvi tulevastele ettevõtjatele, kes on teie seas, miks ka mitte toote disaineritele või digiturundajatele, sest et on väga oluline aru saada, millised need ärimudelid, mida tulevikus hakkab ka poliitilisel tasandil aina rohkem soositama, et kuidas me saaksime neid integreerida praegustesse ärimudelitesse ja mida see tähendab tarbija poole pealt, kuidas meie peaksime siis oma tarbimisharjumusi tunduvalt muutma. Ja selle pildi peal siis te ilmselt olete näinud seda sama skeemi ka mujal teistes ettekannetes, aga see on, et näitlikustada põhilised erinevused lineaarsel majandusmudeli ja ringmajandusliku majandusmudeli vahel. Et ringmajanduse eesmärk, laiem eesmärk on hoida
tooted ja materjalid võimalikult kaua kasutuses. Ehk siis me sellest tootest, mida me ostame, me kasutame teda võimalikult kaua enne, kui me ta ära viskame. Sest et praegune majandusmudel, lineaarne majandusmudel, ta põhineb odaval toormel ja raiskaval tarbimisel. Ning me juba nägime enne, et see ei sobitu meie tuleviku majandusmudelisse. Sest et meie peame prioritiseerima rohkem ressursside hoidmist, et ka meie tulevastele põlvedele jääks alles ressurssi, mida nemad saaksid tarbida ja biosfäär ja keskkond, mis ei too endaga kaasa metsikus koguses looduslikke katastroofe perioodiliselt. Ja siin me näeme selle pildi peal, kuidas alates toorme kaevandamisest või toorme hankimisest, kui igal järgmisel etapil töötlemine, lõpptoodet tootja, kaubandus, me tegelikult selle algse toorme, mis me kätte saime, me lisame sellele väärtust igal etapil. Ja kahjuks, kui see jõuab meie kui lõpptarbija kätte, kui meie oleme selle suhte, selle tootega lõpetanud ja selle ära visanud, siis selle kogu selle toote väärtus, mis on sinna lisatud läbi inimeste energia, elektrienergia, erinevate ressursside, et see kahjuks hävineb. Et kuidas me saaksime disainida niimoodi meie süsteeme, et siit lõpptarbijalt, et siit ei lõppeks see püramiid, vaid võib-olla veel läheks edasi järgmistele astmetele. Ja seda ma tahangi nüüd vaadata edasi teiega. Kui me vaatame seda läbi ärimudelite prisma, siis ringmajanduse ärimudel algab disainist. Väga oluline on mõelda läbi, mis võiks olla erinevad ringdisaini strateegiad selle toote põhjal. Käime nüüd need kordamööda üle. Esimene strateegia on materjali kasutuse väärtustamine. See tähendab, et tootmisel me kasutame keskkonnahoidlikke materjale, me kasutame materjale optimaalselt ja disainime ringlusse võetavaid tooteid ja ringlusse võtmine ehk siis ümbertöötlemine. Me valime selliseid materjale, mida oleks võimalik hiljem võimalikult lihtne recyclida. Järgmine oluline aspekt on energia ja ressurssi tõhusus. Et me peaksime tootma ressurssi tõhusalt, energia tõhusalt, mis on tegelikult juba täna üsna tavaline, sest et ressurssi raiskamine on ettevõttele väga suur kulu ja ükski ettevõte ei taha asjata kulusid tekitada. Tootmisel on hea maksimaalselt ära kasutada tootmisjääke, et juba tootmise faasis võiksime jälgida, et jäätmeid enam ei tekiks. Ja järgmine on materjali kasutuse aeglustumine. Materjali kasutuse aeglustumine tähendab seda, et siis see materjal, mida me paneme toote sisse, et me saaksime seda sama materjali samamoodi kasutada võimalikult kaua. Ja me peaksime juba algselt disainima korduskasutust. Ehk siis kui mina ostan endale mingisuguse pluusi ja ta on disainitud, selle disainimisel on võetud arvesse, et tuleb kasutada häid materjale, et siis ta on juba suurema tõenäosusega ma saan teda kellelegi edasi anda, edasi müüa või annetada siis, kui minul see konkreetne toode üle viskab. Ja see eeldab ka seda, et me saaksime hooldada ja parandada kõiki tooteid, mis me omame. Et juba disaini faasis, see eriti kehtib näiteks elektroonika juures, et me peaks olema võimalus neid tooteid, mis meil on, hooldada ja parandada enda kodus või siis, et meil oleks võimalikult lihtne leida üles inimene, kes saaks meie toodet parandada. Materjali kasutuse sulgemine, see tähendab, kätkeb ennast seda, et toode võiks olla modulaarne, teda võiks olla kerge lammutada, et kui mul on juba erinevates materjalides üks toode kokku pandud, et ma saaksin teda nüüd lahti võtta ja erinevaid materjale eraldi ümber töödelda ja siis uutes toodetes ära kasutada. Ehk siis tagada toodetega kokkukogumine ja ringlusse võtta, ehk siis recycling. Ja viimane on materjali kasutuse väärtustamine. Pakume tooteid teenusena ja tarbime tooteid teenusena. Võimalusel jagame oma tooteid ja osa tooted võiks olla elektroonilised või teenusena tarbitavad. Näiteks, et selle asemel, et osta endale koju jalgratas, oleks võimalik seda rentida mingisuguseks perioodiks. Selle asemel, et osta enda kodu täis erinevaid ehitustööriistu,
võiks ehitustööriistu rentida või siis laenata oma sõbra käest. Ja jätkusuutlik tarbimine tähendab ka teadlikumat tarbimist. Ja kuidas siis seda natuke praktilisemalt teha? Mida mina soovitan kasutada, on ka mõelda olelusringi põhiselt. Olelusring tähendab seda, et sa suudaksid kas või intuitiivselt ette kujutada, enne kui sa mingit toodet soetad, kui ressursimahukad olid erinevad selle toote tootmise etapid, alates materjalide kaevandamisest, selle toote tootmine tehases, selle pakendamine ja selle kohale toomine, siis selle kasutusprotsessis ja siis tema elu lõpus. Et näiteks, kui on mõni T-särk, mis ma soovin endale osta, kui ma ostan mingi kiirmoebrändilt, kes toodab selle kuskil Aasias, siis selle toote keskkonnajalajälg transportimise on ilmselt palju suurem kui mingi toode, mis ma saan osta, mida toodeti ja pakendati ja transporditi meile näiteks kuskil Euroopas mõnest lähemal asuvast riigist. Ja siin on jälle toodud tarbimine ringmajanduses, väärtuse hoidmine. Et kui ühelt poolt me näeme toodete eluiga ja kasutuse pikendamine, mis peab olema meie eesmärk, ja siis teiselt poolt me vaatame, kuidas selle väärtus siis muutub. Ehk siis me esimene samm, kui me tarbime midagi, siis oleks hea, kui me väldiksime ja tarbiksime toodet kui teenust. Näiteks selle asemel, et osta endale autot, ma kas laenan auto või siis kasutan taksoteenust, mis ei ole võib-olla kõige parem näide, aga just seda jagamismajandust tegelikult võib kindlasti toetada seda aspekti, et me tarbime mitte toodet kui ennast, vaid toodet kui teenust. Siis teine aspekt, millele me võiksime keskenduda, on korduskasutamine. Näiteks, kui ma väsin ära enda mobiiltelefonist, siis selle asemel, et seda kohe ära visata, kui ta on veel enam-vähem okei seisus, siis ma võiksin teda kellelegi edasi müüa, ära kinkida või annetada. Kui see mobiiltelefon peaks katki minema, siis eelkõige oleks hea selle parandada ja hooldada ja muude toodete põhjal juures vajadusel täiendada, lisada tal uusi omadusi, et rahuldaksid siis selle toote minu või tarbija jaoks kõiki neid põhivajadusi, mis ma eeldan, et see toode mulle pakub. Ja viimane, see on kõige viimane lüli, et kui see tooteväärtus on juba väga tunduvalt langenud, et teda ei ole võimalik enam kasutada, siis me peaksime suunama teda ringlusesse ehk siis recyclimisse. Ja nüüd vaatame kõiki neid teemasid läbi rõivaste ja tekstiilide tarbimise. Miks üldse rõivasteid ja tekstiilidest nii palju tänapäeval räägitakse? Tegelikult, kui me vaatame numbreid, siis me näeme, et globaalne rõivaste ja tekstiilide tarbimine on lihtsalt metsikult suurenenud viimase 20 aasta jooksul. Siin on näidatud 2000–2015 ja juba selle 15 aasta jooksul rõivaste tarbimine on kahekordistunud globaalsel tasandil. Samal ajal siin on kirjas rohelise joonega clothing utilization. See on, kui kaua ühte rõivast reaalselt kasutatakse peale selle ostmist ja me näeme, et see on langustrendist. Piltlikult öeldes 3 ostetud T-särgist tegelikult kasutatakse ainult 2, 1 visatakse kohe ära. Lihtsalt see periood, kui me ühte toodet tahame tarbida, on väga drastiliselt vähenenud. See on pilt sellisest ideaalsest ringsast tekstiilisüsteemist, kus me ei kasuta ohtlikke kemikaale, need ei eralda mikroplaste, kus me rakendame või kasutame rõivaid ja tekstiile võimalikult kaua ja kui me ei taha enam neid kasutada ja kui ei taha enam ka kordus kasutada, siis meil on kõik võimalused olemas nende toodete ümbertöötluseks. Ja seda me ikka teeme, kasutades taastuvaid energiaallikaid.
see on selline väga ideaalpilt ringsast tekstiilisüsteemist ja väga lihtsustatud pilt ringsast tekstiilisüsteemist, sest tegelikult see on palju laiem ja üsna keerulisem pilt. Aga kuidas praegu tegelikult on, siin on näide, kui lineaarne on tegelikult meie tekstiilisüsteem. Me ikka enamjaolt kasutame hetkel esmaseid tooteid, esmaseid materjale ja lõviosa kahjuks ikkagi läheb kas jäätmetena või jäätmetena ladestusse või siis põletusse, energeetiliselt taaskasutuse heal juhul. Ja tegelikult potentsiaal selle süsteemi muutmiseks on väga suur. Globaalselt on ka hakatud rohkem keskenduma selle probleemiga töötamiseks. Erinevad riigid töötavad välja erinevaid poliitilisi meetmeid, mis saaksid suunata siis ringsama tekstiilisüsteemi tekkimiseks, aga siin on ka väga palju asju, mida meie siis teiega kui tarbijatena saame iseenda perspektiivist juba täna ära teha, et seda süsteemi peab natukenegi ringsuse poole viia. Ja, et siin on jällegi toob esile seda, et tekstiilitööstus kasutab väga palju erinevaid ressursse. See kasutab näiteks puuvilja tootmine kasutab väga palju kemikaale ja see kasutab väga palju vett. Ehk siis, kui me tarbime mingit toodet, kui me tarbime kiirmoe T-särki, mis maksab ainult mõni euro, siis tekib muidugi küsimus, et kuidas tegelikult üks toode, mille tootmiseks läheb niivõrd palju ressursse, kuidas üldse saab nii vähe maksta. Ja kui me nüüd tarbime seda väga lühikest perioodi, siis kus selle tootega me viskame ära kogu selle ressursi, mis oli pandud selle toode tootmiseks. Ja me peame kindlasti prioritiseerima juba selle toodetud materjali võimalikult pikaaegselt kasutamisele. Nii, ja vaatame nüüd korra eestlaste ja meie lähinaabrite tarbimisharjumusi. Et paar slaidi tagasi me nägime, et globaalne rõivaste tekstiilide tarbimine on kahekordistunud viimase 15 aasta jooksul. Mul kahjuks ei ole esile tuua võrdlus, milline oli tarbimine 20 aastat tagasi ja milline oli täna. See graafik, mida te siin näete, on ühest uuringust, mida me viisime läbi nüüd 1,5 aastat tagasi meie instituudis. Ja selle eesmärk oligi aru saada, et kui palju Baltikumis tarbitakse uusi ja ka kasutatud rõivaid ja tekstiile. Ja siin on näha, et me oleme tarbimise poole pealt, me oleme üsna lähedal Euroopa Liidu keskmisele ja me oleme väga lähedal meie põhjamaisetele naabritele ja me tarbime tunduvalt rohkem rõivaid ja tekstiile kui Läti ja Leedu. Ehk siis siin on koht, kus me kindlasti võiksime läbi mõelda, kui jätkusuutlik see on ja kas me saaksime midagi teistmoodi teha. Kas äkki me võiksime hakata rohkem second hand on siis korduskasutatud rõivaste ja tekstiilide osakaal. Kas me võiksime Eestis hakata seda osakaalu natukene suurendama? Teeksin kiiresti ühe harjutuse läbi, et kui me vaataksime teksade tarbimist läbi just selle olelusringi mõtlemise, millest ma eelmises osas rääkisin, siis küsiksin teilt hea meelega, et mis te arvate, millises olelusringi etapis, mis on toorme hankimine, toote tootmine, selle transportimine minu juurde, selle kasutamine ja siis, kui selle kasutusea lõpus, selle jäätme käitlemine, millises selles etapis on selle toote mõju keskkonnale kõige suurem. No, siin tavaliselt tulevad erinevad vastused. Võib-olla, kui te toetute minu eelnevatele slaididele, siis võiks öelda, et toorme hankimine, sest sinna läheb nii palju vett ja energiat ja muid ressursse, tööjõudu. Või siis toorme hankimine ja tootmine võivad olla väga ressursimahukad ja suure keskkonna jalajäljaga. Samas, kui me kasutame niivõrd palju kiirmõebrände ja tegelikult mitte ainult kiirmõebrände, vaid väga suures osas on Euroopa tekstiilitööstus kolinud Aasia riikidesse, ehk siis kui me
kui me lähme shoppama, siis paratamatult enamus rõivaid, mis me ostame, tulevad kuskilt Aasia riikidest. Ehk siis, et transpordi mõju on kindlasti täitsa arvestatav. Siis tuleb kasutusperiood, kus me ühel või teisel moel hooldame või ei hoolda ja kasutame neid tooteid. Ja selle eluea lõpus, kui meie ei suuda ära kasutada ja keegi meie tuttavatest ei soovi seda kasutada, siis ta paraku ikkagi läheb tänasel hetkel või suures osas käideldakse jäätmetena, kui ta just ei lähe, kui ta ei anneta seda ja siis ta võib minna ka ümbertöötlusesse. Tegelikult kõige suurem mõju keskkonnale nendel teksapükstel on just kasutuse faasis. Sest et tegelikult toorme hankimine jaht on ressurssi rohke, aga ta on üldiselt mahu tootmine või mahu pealt, ehk siis seal tegelikult 1 kilogrammi põhjal on ta võrreldes muude aspektidega see jalajälg võib olla väiksem. Tootmine, nagu ma eelnevalt ka mainisin, siis tegelikult tänapäeval väga ressurssi raiskavat tootmist on pigem vähe, sest et ressurssi raiskamine on kulu ja ettevõtted tahavad ikkagi optimeerida oma kulu. Transport, see oleneb väga palju, kus seda transportitakse ja millega. Aga just kasutamisfaasis, kui me hakkame seda toodet kasutama ja kui me hakkame teda nüüd hooldama, teda pesema, siis selle toote pesemisest ja kuivatamisest ja triikimisest ja kõigest muust tulenev energia kasutusest tulenev keskkonna jalajälg on tegelikult selles väärtusahelas kõige suurem. Ja kui me rõivaid hooldame ja tarbime, muidugi võib ka öelda siin, et mida kauem me seda toodet omame, siis seda suurem on tema kasutamisest tulenev keskkonna jalajälg, mis on ka väga õige. Aga me peaks ka mõtlema, kuidas me saaksime siis selle kasutamisest tingitud keskkonnajälje natuke vähendada. Näiteks, kui mul tuleb mingi väike plekk, siis selle asemel, et kõik korraga pessu panna, siis võib vaadata, kuidas tegid meie vanemad või vanavanemad, siis kui ei olnud veel selliseid mugavusi, mis oli seotud pesumasinatega, et siis pesti käsitsi ja pesti rohkem lokaalselt ja juba läbi selle siis väheneb see jalajälg. Energiakasutuses me võiksime eelistada alati roheelektrit ja triikimise asemel ja kuivatite asemel võiksime kasutada loomulikku kuivatust, mis on Eestis muidugi eelkõige kasutav suveperioodidel. Et see on selline koht, mis tihtipeale inimestele tuleb väikse üllatusena, aga millele tasub ka läbi mõelda siis meie tarbija seisukohast. Et tegelikult meil on täitsa arvestatav mõju või võim tekitada ühe tootele just läbi meie tarbimisele suuremat keskkonna jalajälge. Vaatame siis uuesti neid 3 alaliiki, tarbimise vähendamist, ökotoodete tarbimist ja traditsioone väärtustav tarbimist. Paneme siia kokku need erinevad tarbimisstrateegiad, mis ma ka tõin paar slaidi tagasi. Ja vaatame siis seda just läbi tekstiilisektori, et millised need tarbimisstrateegiad võiksid meil olla. Ja kuidas nad sobituvad nende jätkusuutliku tarbimise alaliikidesse. Eelkõige võiks alati vältida tarbimist. Me võiksime väärtustada neid tooteid, mis meil on. Võiks vaadata meie vanemate kappidesse, vaadata, kas neil on äkki mingeid ägedaid riideid, mida võiks vajadusel ära parandada ja hooldada ja siis nende kasutamist ka tänasel päeval jätkata. Ja kordust kasutada võimalikult palju seda, mida me saame. Selle asemel, et mingid tooteid ära visata, kui meil need üle viskavad, võiksime need kas ära kinkida, maha müüa või siis viia kogumispunktidesse ja korduskasutuskeskustesse. Et meil on korduskasutuskeskused, kogumispunktid igal pool Tallinnas ja ka teistes suuremates linnades ja keskudes. Ja alati on kirikud või teised heategevusorganisatsioonid, mis on hea meelega valmis vastu võtma tooteid, mida võib veel kasutada. Ökotoodete tarbimine. Alati tasub eelistada ökosertifitseeritud tooteid.
sest et ökotoodete tarbimine, nagu te mäletate, toetab biosfääri hoidmisele. Et kui me kogume keskkonna läbi erinevate kemikaalide ära saastame, siis ühel hetkel me lihtsalt ei ole enam keskkonda, mida taastada, sest et kõik on ohtlikest kemikaalidest läbi imbunud ja see mõjutab ka kogu seda bioloogilist mitmekesisust, kes tahab seal elada. Et kindlasti tasub tähelepanu pöörata sellele, et ökotoodetes on kindlasti oma väärtus olemas. Ja ka toodete hooldamisel tasub kasutada ökosertifitseeritud hooldusvahendid ja tasub ennast kurssi viia erinevate ökosertifikaatidega, mida nad tegelikult tähendavad. Tasub alati vältida ohtlikke materjale või materjale, mis võivad eraldada mikroplaste või näiteks kiirmaebrändide rõivaid, mis on võib-olla ei ole nii heade värvidega töödeldud, mis võib-olla võivad eraldada toote pesemisfaasis värve. Näiteks võiks eelistada naturaalseid tooteid PET-toodetele, polüestrile. Ja siin on ka teisigi näited, et puuvilja, mida naturaalsem on materjal, seda parem on vähemalt tõenäosusega ta saastub hiljem tarbimise või pesemise faasis. Ja tasub eelistada ka alati monomaterjale, sest et monomaterjale on lihtsam hiljem ringlusesse võtta. See on väga suur probleem tekstiilitööstuses, et need materjalid, millest rõivaid tehakse, et nad on tihti, võib öelda komposiitmaterjalid, et nad on kokku pandud erinevatest tekstiilikiududest ja see juba muudab nende hilisema ringlusse võttu väga palju keerulisemaks. Et alati on lihtsam, kui meil on puhas puuvill, siis selle ümbertöötlemiseks on vaja erinevat tehnoloogiat, kui on mingisugune komposiitmaterjal. Seega ma soovitan alati jälgida, et materjalid oleksid võimalusel monomaterjalid. Ja traditsioone väärtuste tarbimine. Tasub osta alati kohalike brändide tootjate toodangud, sest kui nad on kohalikult toodetud, siis neil on ilmselt ka äkki väiksem keskkonnajalajälg. Meil leidub erinevaid eetilisi brände, disainereid, kelle tegemistel tasub ka silma peal hoida ja kes pakuvad ka üsna laia tootevalikut. Mitte ainult Eestis, vaid ka laiemalt Euroopas, sest et jällegi, kui see on toodetud Euroopas või kui bränd muudab ennast võimalikult läbipaistvaks, siis alati tasub eelistada läbipaistvaid tootjaid, et siis sa tead ka tegelikult ilmselt, millest sa maksad ja kuidas see on toodetud ja sul on ka natuke suurem kindlus. Ja miks ka mitte väärtustada käsitööd ja läbi selle siis toetada ka kohalike kultuuri püsivust ja arengut ka järgmistele põlvedele. Nii, ja see on siis minu poolt kõik. Suur tänu, et kuulasite minu ettekannet.